Täna, 18. jaanuaril aastal 2020 oleme tulnud siia Mooste Volgikoja ette, et minna vaatama, kuidas võetakse vastu Lõõtsapealinn Põlva 5. sünnipäev. Selle puhul toimub siin üks korralik simman. Esinevad mitmed koosseisud ja üksikesinejad. Mina olen Lõõtsa mänginud 3 aastat ning mul on suur heameel, et minuga on seda sündmust jäädvustama tulnud minu meediasüsti kaasliikmed. Aga lähme vaatame, mis siin üritusel toimub. Sa mu kallike kaugel, kui väga mina armastan sind. Sinu pärast mul pisarad laugel ja kurvasti tuksub minu rind. Kas tead minu kallimet kanna, sinu pilti oma südame sees ja õhtul kui voodisse heida. Põlva sai nüüd Lõõtsapealinnana oldud 5 aastat. Kui kaua sina oled Lõõtsaga kokku puutunud? Ma mängin lõõtspilli nüüd juba 20 aastat, võib sellest aastast lugeda. Isegi 21. jookseb. Aga ma arvan, et enamus sellest ajast kuidagi Põlvaga mingisugune side on olnud või nende inimestega, eeskätt Heino Tartasega muidugi. No täna siin toimub kõva simman, et palju sul neid simmaneid ette tuleb? On ikka tulnud, ma pole arvestust pidanud, kahjuks võib-olla. Võiks ju päris uhke kuidagi selle mängude arhiivi omale tekitada, aga jah, eks Eesti ole risti-resti läbi käidud, on viisakamaid pidusi ja uljakamaid pidusi tehtud. Mulle alati meeldib kuidagi tantsuks mängida, see on kõne eriline, et sa võid kuulamiseks mängida, aga nagu siingi täna oli, kui ma laval olin. Nii kui see esimene tantsupaar tuleb, nii tekib kohe mingi side ja hakkad natukene teistmoodi mängima, tantsulisemalt mõtled, et selle järgi, mida sa teed, saaks tantsida. Nii et kui teil on suvel palju plaane, aga tahate tingimata osa saada ka Lõõtspilli peost harmoonika, siis pange endale kalendrisse 18. juuli on see päev, kus me teid kõiki ootame Intsikurmi. Mis tunne on olla Lõõtsapealinn Põlva vallavanem? Ausalt öeldes on see päris uhke tunne. Seda enam, et kui 5 aastat tagasi Lõõtsapealinna tiitel Põlvale anti, et siis ma nagu ei uskunud, et see asi tegelikult nii kõvasti käima läheb. Asi oli nagu algusjärgus. 2011 oli esimest korda Lõõtspilli pidu, see toimus Põlva järve ääres, kus oli huvilisi mõnisada, aga et huvilisi hakkab tulema tuhandeid. Seda nagu selle ajal ei uskunud. Nüüd te hakkasite ka seda bändi tegema õpilasfirmana, et kas see on nagu tasuv õpilasfirmana teha? Ikka on, sest et meil võib-olla tekib selline esmane ettekujutus juba oma firmast, et kuidas seda tulevikus ajada, aga põhiliselt on see, et me saaks ikka, meil on rohkem jõudu kuidagi Eestis ennast reklaami, et muidu me oleme kogu aeg välismaal kuidagi rohkem esinemas käinud, aga mõtlesime, tahaksime Eestis ka käia ja siis otsustasime õpilasfirma teha. Neiukene sinula maa, mina kuidagi toime ei saa. Sina pole küll tõesti nii kena ja vallatum ka. Valge kajakas merele lenna, kodukandal sind ootama jään. Pidu on kestnud juba õige mitu tundi, aga ei näita ikka veel vaibumise märke. Meie aga paneme kaamerad nüüd nurka ja lähme pidu nautima. Aitäh vaatamast!